Me räägime täna uuest V60-st ja kindlasti on peale minu veel inimesi, kes autot vaatavad selle järgi, palju seal sees ruumi on. Ja praegusel hetkel on siis iste suhteliselt ees. Minul on ruumi siin piisavalt, laseme natukene seda istet taha poole, et siis minu see sõiduasend oleks super ja vaatame, kuidas on lood tagaistmel. Ja nagu Volvo müüjad ise väidavad, siis autole on tekkinud juurde 4 sentimeetrit tagaistme ruumi. Ja kui me nüüd siia sisse paneme, see iste on nüüd kõige taga, ees on siis maksimaalselt ruumi ja oleme ausad, siin ka taga on mul suhteliselt mugav olla, nii et see jutt vastab tõele, et lisaruumi siin on, aga kõigest kohe lähemalt räägime. No esmapilk autole ütleb seda, et ka vanast V60-st palju järele ei ole. Peale nime suurt mitte midagi, jah? Auto on pikem, madalam, millised need mõõdud on võrreldes siis vanamudeliga või siis ka konkurentidega? Konkurentide ja vanamudeliga võrreldes on meie auto pikem, laiem ja mõnest konkurendist on ta madalam, mõnest on ta natukene kõrgem. Tegelikult, nagu ma siin sissejuhatuses näitasin, siis uskumatult palju ruumi on, kuigi auto on nagu jäänud justkui lühemaks, siis seest ei ole nagu minu meelest küll midagi muutunud. Ma olen nende kõikide Volvodega siin läbi aastate sõitnud ja taga on ruumi, küll ja veel. Taga on põlveruum tehtud 4 sentimeetrit pikemaks ja kui 4 sentimeetrit ei tundu nagu väga suur number, siis tegelikult annab ta väga palju juurde, et eelmise põlvkonna mured pikematel inimestel tagaistmel on lõppenud. Tegelikult on hästi palju selliseid, me oleme sõitnud praegu 15 minutit ja sinu jutust tuleb välja, et hästi palju lahedaid lisavidinaid. Näiteks sama kiiruskaamera praegu. Jah, Volvo loeb kiiruskaameraid ja teavitab juhti sellest kaamerast keskekraanil, kui see nami on sisse lülitatud ja kui juht ületab kiirust, siis annab auto ka helisignaali ja loeb meetrit maha, et millal see kaamera tuleb. No see on üks selline, ütleme, lisa mõnus vidi, mis veel on? Täiesti uus meie auto juures on vastutuleva auto pidurdus. Ehk siis näiteks, kui maanteesõidul vastutuleva auto teeb ohtlikku möödasõitu, siis Volvo tuvastab selle auto ja rakendab avarii pidurduse, vajadusel keerab ka teepervele. No Volvo sai ju maailma kõige turvalisem auto tiitli. Eelmisel aastal oli XC60 vist. Jah, see aasta loodame, et uus V60 tänu oma uutele abilistele saab selle tiitli taas. Mis need abilised on? Üks on täiendatud autopiloot, et kui meie eelmise põlvkonna piloot sõitis läbi kergemad kurvid, vajas auto tee keskjoont ja aitas juhti, hoides ühte kätte roolil, siis uue põlvkonna piloot kasutab ka GPS-i, ehk siis tema teel püsimine on oluliselt parem ja läbib ka veidikene järsemaid kurve. No põhimõtteliselt ei oleks vaja kätt peal hoida, kuid turvalisus mõttes igaks juhuks ikkagi on. Just seadus nõuab. Kütuse kulu me siin praegu filmisime, võib ka hetkel näidata, see on järjest väiksemaks läinud siin. Me sõidame kenasti lubatud kiirusega, mis siis hetkel on ja tõsiselt 3,9 liitrit 100-le. Jah, uued Volvod on tehtud väga ökonoomsed, igati need numbrid on reaalselt kättesaadavad. Hetkel on meil diiselmootoriga isend. Jah, T4 190 hobust ehk siis 140 kilovatti. Sellised muud mugavused nagu jalaga pagasnikuluugi avamine, need on kõik olemas. Kõik on olemas, lisavarustusena aga olemas. Et Volvo turvalisusest rääkides, siis meie suure looma tuvastus, millest me oleme palju rääkinud ja igal pool teda kiidame, siis eile õhtul saime esimese kinnituse, kus üks XC40, mida juhtis naisterahvas, ei sõitnud põdrale otsa, vaid jäi tee peal seisma. Et ootamatu põder. Sellised positiivsed tagasisided on ju head, see kinnitavad, et see jutt, mida sa räägid, vastab ka tõele. Just, et meil on alati hea meel sellised asju kuulda, kui inimesed vaevuvad meile rääkima, kuidas nende Volvod neid on päästnud. On see auto olemas? Täna saan ma seda osta, tellida, kui kaua läheb aega? Saab osta, saab tellida. Hetkel ma täpselt tarneaega peast ei ütle, paari kuu jooksul on auto kohal. Paari kuu jooksul? Jah. See peab olema tegelikult üks põhjus, miks Volvot endale osta. Ma võin kinnitada, et see ooteaeg mõnede mudelite puhul on üle poole aasta ja vaata et aasta. Meie puhul ainukene, keda tuleb natukene kauem oodata, on maailmas ülisuure edu saanud XC40.